Külmutuskappi pistab aga nüüd nina sellisesse külmutuskappi, mis natukene vajab puhastamist ja tegelemist ja kuidas seda teha, millal seda teha ja miks seda tarvis teha on sellest kõigest nüüd. Külmkapp on kodudes üldiselt selline asi, et kui ta on suletud, näeb ta päris hea välja. Ust lahti tehes võivad ees oodata aga halvad üllatused nii siis plekkide kui ka lõhna näol. Ja täna hommikul on meil külas Kurmet, kes õpetab, kuidas oma külmkappi puhtaks teha ja kuidas hoida külmkapp puhtana nii, et seda väga tihti üldse pesema ei peaks. No, millest see lõhn üldse siia külmkappi tekib? Lõhnad tavaliselt külmikusse tekivad ikka seepärast, et meil on komme külmkappi panna erinevaid toiduaineid ja sinna tihtipeale unustada. Kui tihti peaks külmkappi üldse pesema? Ma arvan, et siin mingisugust sellist konkreetset sagedust öelda on keeruline, et siin peaks lähtuma ikkagi sellest, et kui juba visuaalselt on näha, et külmkapp on määrdunud, et on seal plekid ja nired ja esimesed ebameeldivad lõhnailmingud, siis on tagumine aeg see puhastustöö ette võtta. Millega seda külmkappi kõige õigem puhastada on? Ma kujutan ette, et mingisugused väga lõhnavad vahendid päris hästi ei sobi. Siin võiks jälle kasutusele võtta juba meile vanad tuttavad koduabilised ehk siis säädikas ja sooda ja samuti on ka sidrun päris hea puhastusvahend siis külmiku puhastamisel. Mis sa selle sidruniga teed? Sidrun on samamoodi happe nagu päädikas ehk siis puhastab ja eemaldab ebameeldivaid lõhnu külmikust. Ennem külmiku seest puhastamist oleks siis tark võtta välja kõik riiulid ja karbid, mis vähegi külmikust eemalduvad, sest siis on see puhastustöö oluliselt lihtsam. Nagu ikka kodukoristusel, nii ka külmkapi puhastamisel oleks siis suureks abimeheks meile head vanad tuttavad mikroküüdlapid ja puhas vesi. Tänapäeva jahutuskapid eraldi sulatamist ei vaja. Küll peaks siis jälgima seda, et külmkapi tagaseinas olev äravoolu ava oleks avatud ja puhas. Kui külmikus on ebameeldivad lõhnad, siis võiks pesuvette lisada lihtsalt paar tellusikatäit söögjäädikat. See eemaldab lõhnad efektiivselt. Tugevamini kinnitunud plekkide eemaldamiseks võiks siis kasutada nõudepesuharja. Kui me oleme nüüd külmkapi seest puhtaks teinud, siis kui me oleme kasutanud mingeid tugevamaid aineid, siis tuleks kindlasti ka loputada ja lõpus kuivatada. Külmiku puhastamise lahutamatu osa siis on ka loomulikult kummitihendid. Siia kummitihendite vahele koguneb mustus, samuti jooksevad külmikust siis vedelikud ja nad võivad kahjustada tihendeid, et need tuleb siis ka igakordselt alati puhtaks teha. Purkide ja pudelite puhastamine on eriti oluline siis, kui me näiteks toome oma keldrist koidiseid ja laome nad külmikusse, sest koos purkide ja pudelitega külmikusse ka hallitus ja muu mustus.